Tere tulemast Eesti kaasaegse kunsti muuseumisse. Täna tutvume püsiekspositsiooni ja maja ja identiteedi ja kõigi selle ümber olevate küsimustega. Aga kõigepealt, mis on EKKM või millal ta üldse alguse sai? Algusaegadeks on kaks erinevat legendi. Üks nendest on seotud kuupäevaga 25. oktoober aastal 2006, mil Marko Laimre ja Neeme Külm skvattisid selle hoone ja logiraamatus seisab Marko poolt kirjutatud lause üldehitus, koristus, Madis viis malmradikad. Ja teine etapp on ka seotud aastaga 2006, see juhtus veebruaris, mil Kadriorus avati Kumu ja selgus, et Kumusse ei mahu ära kõik kunst. Ja siis Kuku klubis kogunes eriti vihaste kunstnike kogukond, kes siis üksmeelel otsustasid, et kui Kumusse kunst ei mahu, siis siia vast skvatitud majja see siiski mahub. Ja Neeme Külm, Anders Härm, Elin Kard ja Marko Laimre koos alustasidki seda tegevust. Ja EKKM-i kujunemisloos võibki eristada 4 etappi. Esimene etapp on siis punkmuuseumi ajastu aastatel 2006 kuni 2009, kui siis, nagu Henri ütles, oli see maja skvotitud stuudioteks, aga juba hakkasid tekkima ka mõtted, mida sellega edasi ja mida kõike veel sellega võiks teha. Sellel perioodil olid siis eestvedajateks Elin Kard, Neeme Külm ja Marko Laimre. Teine etapp, selleks võib lugeda aastaid 2009 kuni 2016, siis hakkas toimuma nii-öelda normaliseerumine ehk et punkmuuseum hakkas liikuma MTÜ-ks saamise poole, linnaga toimusid läbirääkimised, saadi luba selle hoone kasutamiseks, tekkis ka mingi stabiilsem rahastusvõimalus paljuski tänu kultuuripealinna tegevustele aastal 2011 ja siis oli põhiliseks eestvedajaks Anders Härm. Kolmas etapp on aastatel 2016 kuni 2020. Siis vedasid EKKM-i eest Johannes Säre ja Marten Esko tiim ja jätkusid sellised otsingud isetekkelisuse ja institutsionaalsuse, punkmuuseumi ja korraliku organisatsiooni vahel. Ja hetkel oleme me EKKM-i 4. faasis. Selle aasta jaanuaris võttis siis teatepulga üle tegevjuhina Kadi Keskküla. Lisaks temal on tegevtiimis veel 3 liiget ja juhatuses kokku 6 liiget. Anders Härm on EKKM-i iseloomustanud kui sellist pidevalt saamises olevat institutsiooni, see becoming an institution või saamises olevaga lisaks ka nii-öelda muuseumiks olemist esitav institutsioon, muuseumid mängiv institutsioon ja see märksõna on olnud selle senise ajaloo jooksul nii võib öelda kontseptsioon, aga tihti ka diagnoos. Ja Henri juba rääkis, kuidas siis jõuti sellest, et stuudioruumidest peaks saama midagi rohkemat ja otsustati, et sellest peab saama just kaasaegse kunstimuuseum. Aga muuseum ei saa mitte kuidagi olla ilma, et sellel oleksid kogud. Väga hea, teeme siis ka kogud. Ja laiem avalikkus sai EKKM-i kogudest esimest korda ülevaate aastal 2011, kui Anders Härm kureeris näituse kogutud printsiibid, muuseumi failid, kus ta siis kirjutas ka lahti, et EKKM-il ei ole kunagi olnud eraldi eelarvet teoste kogumiseks või teoste soetamiseks, ei ole olnud ka koguhoidja ametikohta, ei ole olnud ka korralikke säilitustingimusi, aga kogu oli vaja, kogu oli tekkinud ja samas sooviti ennast ka eristada või lahti öelda sellisest kunstinuiajate traditsioonist, et pressida lihtsalt teoseid siis EKKM-ile välja. Ja kõike seda arvesse võttes oligi siis 3 viisi, kuidas need teosed siia EKKM-i kogudesse siis kuni aastani 2001 olid jõudnud. Variant A. Teosed, mis siis olid omandatud kunstniku ja institutsiooni vahel aset leidnud kontseptuaalse tehingu teel. Variant B. Institutsiooni poolt strateegiliselt tellitud. Ja variant C. Kunstnike poolsed annetused ja deposiidid EKKM-i juures. Aga see pole mitte viimane kord, kui kogudele tähelepanu pöörati. Nimelt aastal 2017 kureerisid Johannes Säre ja Marten Esko
siinsamas majas näituse pealkirjaga Eesti kaasaegse kunstimuuseum, mis mõtestas uuesti seda teelolekut ja pööras tähelepanu, kui eksperimentaalne see senine kogumismeetod olnud on. Ja nüüd aastal 2021 on kord käes Rescripti käes, kes on siis tuntud kui pigem kultuurirituaalide nihestaja. Meile pakuti selle asemel, et siin teha kas näituse avamine või vestlusringi nihestus, hoopis kogudega tutvumist ja selle mõtestamist ja koos tegevtiimiga hakkasimegi sellesse materjali süvenema ja selgusid kohe esimesed tõsiasjad, et lisaks Martenile või ainult Marten teab, kus siin tööd on, mis seisukorras need on, mis teosed siia üldse peaksid kuuluma ja mis üldse saaks selle koguga olla. Aga tekkis ka kohe selle võrra laiem identiteedi ja muude otsingute küsimus, et kuna maja seisukord on võib-olla mitte kõige paremas korras, siin on küsimus, et kas siin üldse saab jätkata ja kas üldse sellisel eksperimentaalsel muuseumil peaks olema nii-öelda materiaalne kogumispoliitika ja see kõik oli meile igal juhul väga põnev materjal. Ühesõnaga siis Rescript võttis väljakutse vastu ja siin me oleme. Aga kui nüüd liikudagi kogude juurde või püsiekspositsiooni juurde, siis esimene teos, mis meie meelest kindlasti peaks ja olema ära märgitud, on see maja ise. Nimelt me asume aadressil Põhjapuiestee 35, kuigi sellest aastast muutus see aadressiks Rumbi 3, kes teab, mis on rumb. Aga vähe sellest, see maja või see hoone ise on siis ajalooliselt Tallinna Elektrijaama ehk siis praeguse kultuurikatla abihoone, kogupinnana ligikaudu 400 ruutmeetrit ja on loodud või on ehitatud niimoodi, et see tajuks võnkeid ja vibratsioone. Enam elektri ja tehnoloogiaga seotud töövõnkeid see paraku taluma ei pea, aga kaasaegse kunstivõnkeid ja vibratsioone küll ja need vaated ongi võib-olla, et rohkem raputavamad, kui seda on tööstus. See ongi esimene Rescripti nii-öelda pakkumine, et see maja võiks võtta kogusse ja siit liigume edasi, vaatame järgmiseid püsiekspositsioone. Maja tutvustuse järgnevalt soovime tähelepanu juhtida esimesele teosele, mis sai EKKM-i püsikollektsiooni võetud. Tegemist on Raul Kelleri tööga Reflektor, mis oli üleval ka kunstimajas aastal 2007. Ja see töö on iseenesest väga huvitav, sest et ta reflekteerib ümbruskonda ja kunstnik on siis 2 nädala jooksul lindistanud kokku 24-tunnise helikompositsiooni ümberkonnas toimuvast. See langes kokku aprilli rahutustega ja selle võrra sai see üsna skandaalseks ja legendaarseks tööks ja kui 2011 seda siin EKKM-is esitleti, siis oli see väga omal kohal. Teose saamislugu on ka põnev ja see iseloomustab hästi seda kogumispoliitikat ja performatiivsust. Nimelt Marko Laimre leidis siit kultuurikatla hoovist 1 kroonise, millega siis ongi tehing kogusse soetatud. Ja jätkuski selline mõte alguses, et esimene teos maksab 1 kroon, järgmine 2 krooni ja nii edasi, kuni jõuame välja vaated 500 krooniseni, mida on juba päris raske niisama leida. Siit on väga hea vaade järjekordsele teosele EKKM-i uues püsiekspositsioonis. Tegemist on Sigrid Viiri tööga esmaspäevast reedeni, mis siis valmis aastal 2019 seoses tema näitusega Võltspuhkaja ja andis siis väga hea vastuse kõigile möödakäijatele, mis see asi see on, mida kunstnikud päev läbi teevad. Selgus, et kunstnikud muuhulgas ka värvivad seinu. Ja Võltspuhkaja näitus ise tegeles tööteemadega, kaasaegse töökultuuriga ja tihtipeale ongi töö ju see, kui me panustame kellegi teise eesmärkide teostumisse ja siin juhul ongi näha, kuidas siis kunstnik panustas muuhulgas ka institutsiooni huvidesse, muutes siis selle seni üsna toore välimusega kaasaegse kunstimuuseumi hoone eredavärviliseks kutsuvaks virvatulukeseks. Aga nüüd vaatame siin hoovis ka ringi ja läheme siit edasi järgmiste teostega. Järgmine teos, millele soovime teie tähelepanu juhtida, on rühmituse Johnson & Johnson teos Soundcheck aastast 2007. Rühmituse Johnsonid moodustavad Indrek Köster ja Taavi Talve.
ja kindlasti on rassi ja rahvuse teemad Eesti ühiskonnas sama aktuaalsed käesoleval aastal, kui nad olid üle 10 aasta tagasi, aga see põhjus, miks antud teos EKKM-i kogudesse jõudis, on tunduvalt proosalisem. Nimelt 2000-ndatel oli kunstnikel tihti probleemiks see, et kus selliseid suureformaadilisi teoseid peale näitusel käimist üldsegi hoiustada. Ja EKKM, mis oli siis värskelt avastatud ruumiressurss, pakkus väga head võimalust ja lisaks võimaldas selline kogumispoliitika põhimõte ka hästi parodeerida nii-öelda korralikke muuseumeid. Ja need teosed on olnud ka see teos on olnud ka üks vähestest, mis on järjepidevalt olnud kogudes olevatest teostest vaatajatele eksponeeritud. Ta asus küll aastaid seal garaažide katusel, aga nüüd, nagu te näete, on ta siis toodud kõigi külastajatega nii-öelda samale tasandile. Aga jätame Johnsoni praegu sinnapaika ja liigume edasi ja tutvume juba järgmiste ekspositsiooni teostega. Selle hoone iseloomulikuks tunnuseks on ka see söeestakaad, mille all me praegu viibime ning kuhu varasematel aegadel said külastajad sisse minna ka näituse teoseid kogema. Aga siia söeestakaadi alla on ennast sisse seadnud teine Švarkase töö Когда мы только изучали слова, ehk siis kui me alles sõnu õppisime. Ja see teos räägibki sõnade allumatusest ja püüdmatusest, kuid siiski inimeste soov neid püüda. Ja sellisel vastaval kõrgusel, kus ta praegu asub, mis on meile püüdmatu, sümboliseeribki see hästi seda tööd oma ideaalses asukohas. Aga liigume nüüd edasi. Järgmiseks tutvume püsiekspositsioonis oleva teosega Lava, autoriks Neeme Külm. Esmapilgul võib tunduda, et see on lava, aga tegelikult see on skulptuur, mis iseloomustab väga hästi, kuidas EKKM-is kunstiteoste loomiseks tekkinud raha konverteeritakse millegi hoopis praktilisema teose tegemisse. Lava oli siis esimest korda üleval sündmusel DDK aastal 2007 ja Neeme Külm pidi selle eest vastu saama EKKM-i logoga T-särgi, kuid tehing ei ole veel siiamaani täna aset leidnud. Siin samas seistes paistab kätte ka mitte kõige rohelisem kogukonnaaed ja selle taustal Edith Karlssoni skulptuuride seeria Draama on sinu peas, mis sümboliseerib lapsepõlve hirme ja täiskasvanuea änge. Need skulptuurid seal taustal on praegu sellises hapras seisus ja otseselt veel EKKM-i kogusse ei kuulu, aga nüüd suvel on plaan teha nendega kollektiivne restaureerimisprotsess, mille käigus saavad kaasa lüüa ka üldine kogukond ja selle võrra on kogukond ja siin maja jälle rohkem seotud. Ja siia on ka ajutiselt välja toodud EKKM-i hooajalippude kollektsioon, nimelt siis igal hooajal EKKM-i katusel lehvib uus lipp EKKM-i logoga. Nagu te näete, siis need lipud on väga erinevas olekus, et neid on siin kõvasti räsinud siinsed soolased meretuuled ja pleegitanud siis erinevad kliimaolud ja nii edasi, et tavaliselt neid veterane hoitakse siiski arhiivis turvaliselt ja rahulikult puhkamas. Aga siin püsiekspositsioonis on tegelikult teoseid veel, aga nendega me kohtume juba hiljem, nii et nüüd me võiksime minna juba majja sisse ja seekord teeme me seda hoopis töötajate sissekäigust, nii et palun tulge meiega. Nüüd oleme jõudnud EKKM-i puhketuppa ja siin taga asuvad ka kontoriruumid ja sellise kuju tegelikult need ruumid on saanud üsna hiljuti, et maja algusaastatel asus siin pikki aastaid bändide prooviruum ja hiljem asus siin kolaladu, aga nüüd on siis sellest saanud EKKM-i puhketuba ja kontor. Ja siin liituvad meiega nüüd ka nii-öelda rääkivad pead. Nimelt küsisime koos Hendriga siis EKKM-i juhatuselt, EKKM-i tegevtiimilt ja ka paljudelt kunstnikelt, kelle teosed siis kogusse kuuluvad, ühe küsimuse, millele nad vastasid. Eks see on selline $1 miljoni küsimus, ega ei olegi EKKM-il oma kogu vaja ühest küljest. Teisest küljest, kui me nii, või vähemalt alguses olime ikkagi suhteliselt teistmoodi asutus, kui siin harjutud oldi, et siis sellise, ütleme siis kontseptuaalsema, mitteesemelise kogu omamine EKKM-i poolt, mis üksiti teeb teda just nagu rohkem muuseumiks, kui ta muidu oleks,
et siis see oli väga loogiline samm, et aga praegu aastal 2021 ma ei ole selles nii kindel, et loomulikult on see kogu mulle ka nii palju, kui ma seda nüüd peast mäletan, on ikkagi väga, väga hingelähedane, aga ütleme siis 100% sellest kinni hoida, et seda peaks kindlasti seda kogu ümber mõtestama, et mis alguses võib-olla jäi suures osas tegemata, et noh, nii nagu kogu selle muuseumiga, et teeme sellise punktkogu ja meil on punktmuuseum, et siis see käis kõik õhinapõhiselt pigem ja tekkiski tänu sellele üsna kiiresti. Aga praegu on muuseum ikkagi juba jõudnud, noh, ma ei taha öelda, et kuldsesse keskikka, aga ikkagi täiskasvanuks saanud vanuse poolest kahjuks. Aga noh, ja seda me teame ka, et punkarid kunagi vanaks ei saa. Ega siis ka punktmuuseum ilmselt, et säilitab mingisugusegi, ütleme siis vastalisuse küll mitte, aga teisiti mõtlemise võime või raamidest rohkem väljas mõtlemise võime, et siis see kogu võiks tegelikult, kui ta alles jääb, samamoodi seda mõtlemist pigem peegeldada. Noh, ühest küljest võib öelda, et kui juba sai koguma hakatud, siis võib ju kogumisega ka edasi tegeleda. Noh, see on kindlasti üks põhjus. Ja noh, ütleme see kogumine, no mulle vähemalt siiani ma olen aru saanud, et see kogumine ise on ka olnud suhteliselt siis, ütleme, eksperimentaalse loomuga, et ei ole nii-öelda tavapärase kunstimuuseumi kogumise loogika. Et kui seda koguga edasi tegeleda, see loogika siis ilmselt võiks ikkagi samasuguseks nii-öelda eksperimentaalseks jääda, et kui ta läheb nagu samasuguseks kogumiseks kui Tartu kunstimuuseum või Eesti kunstimuuseum, et siis vast ei ole selle asjal nagu pointi. No mina olen nagu kõige värskem tiimi liige üldse, eks ju, et kui ma siit 2 kuud tagasi liitusin, siis ma pean tunnistan ausalt, et mulle tegelikult oli väike üllatus, kui suur füüsiliste teoste kogu EKKM-il on. Aga see oli siuke rõõmus üllatus, kui ma siin selle peale nüüd mõtlesin ja reskriptiga seoses ka juba siin paar kuud olen mõelnud, siis ma tegelikult nimetaks seda selliseks hoiukoduks, mis on kiiresti reageeriv, paindlik, kindel, samas on siin nagu tugi olemas, need teosed ei pruugi olla siin igavesed, eks ole, nad saavad siit liikuma. Et selline hoiukoduna mulle tundus, et kus ta siis veel peaks olema ja just selline asi peakski nagu EKKM-il olema. Et sellisena mulle tundub, et ta on oluline osa. Et minu jaoks on ta eelkõige selline hoiukodu. Mul on eredalt meeles kunagi Andersärmi öeldud, ma võin ka täiesti valesti mäletada, aga minu arvates tema ütles niimoodi, et selleks, et muuseum saaks olla muuseum, üks võtmetingimus on see, et tal peavad olema kogud ja EKKM teeb ka sellepärast kogud. Et kui see on nii, siis ta nii on, et tuleb mingite reeglite järgi mängida ja kui on vaja koguda, siis on vaja koguda. Ega ma muud ei oskagi selle kohta öelda. Et ma ise kogun ka kunsti, ma julgeks isegi peaaegu öelda, mul on seda nii pagana palju tekkinud, et eks ta mingisugune niru kogu ikkagi on. Aga ma kujutan ette, et selline üksikisiku kunstikogu ja institutsiooni kunstikogu, need on natukene erinevad asjad, nii et no ma võiks öelda, miks mina tahan, et mul oleks teiste kunstnike tööd kodus, aga miks tahab muuseum, mis või kes ta iganes on, see on midagi muud, nii et siin mu vastus lõpeb, ma rohkem ei ütle. Ja siin puhke- ja kontoriruumides on ennast sisse seadnud ka uus alakogu, mis oli üks reskripti ettepanekutest, selle nimi on siis majaliste kogu. Ja me juba rääkisime sellest, kui oluline on EKKM-i juures just siin kinnistul asumine, et EKKM ei ole mitte ainult idee, mida saaks kuhugi mujale kolida, aga ta on ikkagi seotud konkreetselt siis siinse Põhjapuiestee 35 rumbi 3 kinnistuga. Aga sama oluline kui see paiknemine siinsetes ruumides on tegelikult ka EKKM kui kogukond. Ja ühelt poolt on tegemist organisatsiooniga, kus on aastaplaanid, eelarved, töökohad ja nii edasi, aga teiselt poolt on siin ka palju sellist
võib-olla kõrvalpilgule nähtamatud sideained, mis kõik need erinevad osised omavahel kokku seob ja tervikuks moodustab. Ja Rescriptile tunduski oluline avaldada austust siis EKKM-i eestvedajatele ja alusepanijatele. Ja seega sellest ideest lähtuvalt sündiski siis majaliste kogu. Esimene teos, mis majaliste kogusse siis ümber tõstetuna senisest põhikogust jõudis, on Anders Härmi performance'i dokumentatsioon, mille nimi on Be Drunk, Be Very Very Drunk aastatest 2002 kuni 2006. Ja tegemist on siis sellise akadeemilise etteande pilaga, kus esitaja tarbib lisaks Deleuze'i, Guattari ja Debord'i filosoofiatele ära laval reaalajas siis pool liitrit brändit ja jõuab vastavasse konditsiooni, sooritades endaga siis sellise nii-öelda inimkatse. Ja teos jõudis kogudesse siis pooleliitrise Napoleoni brändi eest, mis siis iga kord kulus selle performance'i läbiviimiseks. Autor ise on öelnud, et algselt oli tema mõte teha siis see inimkatse 0,75 peeli aistiga, mis on justkui selline nõukaaegse kultuuriintelligentsi põhirelv, aga selle tarbimine siis piiratud ajaraamis oleks osutunud üle jõu käivaks. Ja seega siis jäädi 0,5 Napoleoni juurde ja tekst ise on leitav ka Anders Härmi raamatust Semjonaudi päevaraamat. Enne veel, kui me siit ruumist edasi liigume, siis tuleb ära märkida selline asjaolu, et kuigi me püüdsime Rescriptiga tõesti üles leida kõik teosed, kõik artefaktid siinselt territooriumilt, aru saada, miks nad siin on, mida nad siin teevad, mida nad tulevikus siin teha võiksid, siis siiski jäid mõningad tööd, mille kohta me ei saanudki täpselt aru, millega tegu on ja miks nad siin on. Aga selleks, et nad ei hakkaks teie kogude külastust häirima, oleme nad tähistanud selgelt siis keelulindiga, mitte kogeda. Nii et siin nad on, aga ärge neile palun tähelepanu pöörake. Nüüd me võime siit edasi minna siis kontorisse, kus jätkub ka majaliste kogu. Kontoriruumis siis kõigepealt Elin Kaardi maaliseeria Tip of the Day aastast 2006 ja koosneb 9 maalist, mis siis omakorda käsitlevad Guantanamo vangilaagri kajastust meedias, milles peamised 3 märksõna oligi oliiviroheline, Casio käekell ja relv. Huvitavaks teeb selle asjaoluga see, et need on Elin Kaardi viimased maalid, rohkem ta näitustel esindatud ei ole olnud, nüüd on ta Kunstnike Liidu president. Aga see seeria on tehinguna EKKM-i kuulub selle eest, et Elin Kaard saaks igavesti EKKM-i tasuta sisse, mis on omakorda paradoks, sest et EKKM-i näitused kõik on nagunii ju tasuta. Aga Elin Kaardil on siis selle eest topelt tasuta võimalus. Siit edasi Laura Tootsi autobiograafiline fotojoonistus, mille pealkiri on Perceiving something different after something significant, although things remain the same. Aasta on 2010 ja see teos oli üleval näitusel Next to Nothing, mille kohta Eesti Päevaleht kirjutas omal ajal, et seda ei soovitata nõrganärvilistele ega alla 16-aastastele. Neeme Külm juhatuse liikmena ja majalisena on öelnud, et see oli esimest korda näitus, kus teosed allutasid ruumi ja teosed pääsesid rohkem esile kui see ruum ise. Nii et kindlasti oli tegemist väga märkimisväärse näitusega. Mis Laura vastu sai, seda me veel ei tea. Ja siit edasi vaadates Johannes Säre foto pealkirjaga trükkimata fototoolist, mis on olnud esindatud ka fotomessil ja on omamoodi kompliment või kommentaar või pila fotomessindusele või messindusele üldse. Ja lisaks mittekogetavatele töödele siin ruumis on siin eksponeeritud ka Marten Esko ja Evelin Raudsepa koostööprojekt, kuhu kuulusid veel mitmed nende kursuse kunstiteaduse tudengid. On tegemist siis ajakirjaga nimega Uus materjal ja selle teise numbriga Uus number. On siis tegemist ajakirja võimalike laiendusega offline alal, ehk siis nagu mida kõike võiks üks ajakiri endast sisaldada. Ja alumine number on aastast 2014 ja tiraažiks 111 ja ülemine number, uus number, on siis aastast 2016 ja tiraažiks 222. Aga enne, kui me liigume siit edasi, tegelikult olekski hea mõelda, et kes need majalised on. Kas majalised on inimesed, kes siin igapäevaselt töötavad või on majalised kunstnikud, kelle tööd on siin majas olnud esindatud
või kõigil, kellel on ligipääs siia majale, laenata tööriistu, olles abiks niisama, või on majalised, näiteks Lugemik või Valge Kuup, kes on siin kõrval tegutsenud, või Jimmy, Vaska ja veel 3. tüüp, või on majalised siis selle maja fännid, kes ise midagi vastu tahtmata alati viibivad siin ja soovivad sellele kogukondlikult kaasa aidata. Aga liigume nüüd edasi kunstitöötajate kogusse. Nüüd oleme jõudnud EKKM-i töökotta, kus on siis Rescripti ettepanekul leidnud oma koha järgmine uus alakogu, selleks on kunstitöötajate kogu. Hetkel on kogus 2 teost. Kõigepealt tutvustan Marge Monko teost Ma ei söö lilli, mis on selline jõuline kommentaar nii naiste kui kunstitöötajate õiguste eest võitlemisele. Algselt oli tegemist fotoga, aga sellega juhtus selline lugu, et üks EKKM-i juhatuse liige, kelle nime me ei hakka siinkohal nimetama, viis selle raamimisele ja unustas selle sinna. Ja mõned aastad hiljem siis kunstnik tegi sellest algsest failist hoopis teose plakati formaadis, mis on nüüd siis ka omakorda jälle kogusse jõudnud. Kuigi see kogusse jõudmine on veel pooleli, sellepärast et algselt oli siis kunstnikule lubatud selle teose kogusse jätmise eest päts leiba, sest et kui ta lilli ei söö, siis midagi ta peab sööma, aga millegipärast see leib kunagi kunstnikuni ei jõudnud ja loodame nüüd aastal 2021 siis selle vea parandada. Ja teine teos siis kunstitöötajate kogus on Kai Kaljo seeria, mida rohkem ma töötan, seda vaesemaks ma jään, koosneb 25 kaadrist. Ja tegemist on siis sellise reaalelulise kaardistusega, kus ilmneb kunstnike elus tihti ette tulev paradoks, et mida rohkem siis inimene töötab, seda vaesemaks ta jääb, ehk et siis kunstnikud ei ela justkui selle sama loogika järgi, mis ülejäänud eduühiskond, ehk et aeg on raha. Ja see mõlemad teosed tegelikult jõudsid algselt EKKM-i kogudesse üldse tänu sellisele omaalgatuslikule telesaatele nagu EKKM-i teooriaklubi, mis oli esmakordselt Eesti eetris 2011 ja need mõlemad teosed olid siis selle teooriaklubi nii-öelda stuudiokujunduse osad. Ja Kai Kaljoga oli siis tehing selline, et ta kaotab siin selles seerias, mis on detailselt siin kaardistatud, kaotab ta 246 krooni ja kogusse jõudis see teos siis nõnda, et selle teooriaklubi salvestuse ajal koguti paaris 246 euri, mis siis anti üle kunstnikule, nii et vähemalt antud hetkel oli kunstniku töö summa ümmargune 0, mis on siiski parem kui suurrasvane miinus. Hetkel ongi siin selles kunstitöötajate kogus, nagu öeldud, 2 teost, aga kindlasti see teema vajaks sellist suuremat tähelepanu ja võib-olla fookusesse tõstmist, nii et temaatiline muuseumikogu aitaks sellele kindlasti kaasa. Nii et kui teil on ideid ja ettepanekuid, mis teosed võiksid veel siin kogus olla, siis andke palun EKKM-ile teada. Aga nüüd me liigume siit töökojast ja kunstitöötajate kogust edasi ja jõuame kohe juba aladele, kus te siis näituse külastajatena juba olete harjunud käima. Ja no algusaegadel ju see kogu loodigi selleks, et matkida seda muuseumi formaati, eks, ja õigustada seda nime ja siis seda kogumist muidugi tehti sellisel alternatiivsemal moel ja algul tõesti nagu eelkõige nagu ka juhuslikult, aga samas eks ole, need teosed, mis minu meelest esimesena siis nagu soetati, et need ikkagi olid nagu seotud nende inimestega, kes siin tegutsesid ja kui kunstiteos oli liiga suur ja seda ei andnud kuhugi ära vedada, et siis ta ja mingile muule näitusele viia, et siis võeti ta kogusse ja eks ta niimoodi nagu vaikselt tekkis ja siin on nagu oluline ka sellel mingitel sellistel sümboolsetel sellistel vahetusžestidel, mis siin tööde soetamise puhul siis tekkis. Esimene vastus. Miks ka mitte?
Teine vastus, sest nad saavad seda endale lubada. Kolmas vastus, sest teistel muuseumitel on ka oma kogu. Neljas vastus, sest ilma koguta ei oleks see muuseum. Viies vastus, EKKM-il on vaja oma kogu selleks, et mul oleks ühte oma tööd kusagil hoiustada. Aga nüüd tõsisemalt rääkides või nagu see 6. ja päris vastus on, et mul on tunne, et teiste muuseumite kogude koostamise printsiip on pisut liiga etteaimatav. Et EKKM-i nagu see muuseumi kogu on justkui mingisugune vastukaal, paneme siis jutumärkidesse, tavapärasele muuseumi kogule. Kui võrrelda seda investeerimisega, et siis oleks justkui nagu kõrge riskiastmega investeerimisfond ja tavaline, või et teised muuseumid oleks siis sellised väga konservatiivsed investeerimisfondid. Ma arvan, et EKKM võiks säilitada seda mängulisust ja mingisugust kirjutamata lähteülesannet, et küsitleda ja kritiseerida kõiki muuseumiks ja institutsiooniks olemise toimemehhanisme, siis sealhulgas ka kunstiteoste kogumist ja säilitamist aegade lõpuni. Et EKKM võiks püüelda selle poole, et pidevalt küsitleda kunstiteose säilitamise vajalikkust ja kogusse võtmise vajalikkust, et kogu see kogusse võtmise vajalikkus ilmselt tulenebki säilitamise vajalikust, et EKKM võiks neid kahte osa siis pidevalt ajas edasi minnes mõtestada ja teiseks kogu annab kindlasti EKKM-ile mingisuguse muuseumiks olemise legitiimsuse, mis võimaldab tal siis nendes sfäärides küsimusi küsida, nii et need äkki ka kuskile kõlama jäävad. Ega ma ei tea, tegelikult ma ei tea. Kui üldse mõelda kogumise peale, siis mis meil see kogumise vanus on 100 aastat, mis oli suurusjärk oli Eesti Kunstimuuseum, mis loodi 1910 äkki. Ja ma sain aru, et sel hetkel oli vist esimesed olid vist Tallinna linna kingitused, Veitsenbergi vist teosed. Tähendab, et see teosed olid olemas. Teosed on nagu alati olemas olnud ja EKKM nagu tekkis. Nüüd EKKM mingi hetk oma nimest, ma arvan, et see nimest sõltuvad võttis vastu mingi otsuse, et see on see Laimre loogika, et muuseumid ei saa ära kaotada. Ja ma arvan, et see akt oli vajalik selleks, et see oleks nagu tõsiselt võetav. Ja niimoodi see kogu tekkis, et olla siis võrdväärselt teiste kogujate hulgas, kuigi ma ei tea, kas me kunagi oleme kuulunud ühegi muuseumi alla, vist mitte. Ma mõtlen nagu liitu kui alla. Ma arvan, et me ei ole selles mõttes tõsiselt võtavad. Enne Rescripti tulekut siia majja olid teosed jagatud põhimõtteliselt 3 erinevasse kategooriasse. Tehingud, annetused ja deponeeringud, pluss siis Marko Laimre kogu. Ja nüüd siin ruumis on võimalus tutvuda annetustega, millest on juba eraldatud teosed, mis on läinud siis püsiekspositsiooni või mujale. Siit minust paremal näeme Hanno Svansi ja Juri Gortšagini Juubel merevaatega aastast 2004 video ja maal. Tegemist Juri Gortšagin oli siis 60-aastane pensionär, kes töötas töölisena ja avastas enda jaoks pensionieas maalikunsti ja siis 60-ndaks juubeliks kingiti talle videokaamera ja ühtlasi avastas ta siis enda jaoks ka videokunsti.
ja filmis kohe 17 tundi materjali. Algselt oli siis kogu see 30 maali, aga EKKM-i annetuste kogusse kuulub siis üks maal ja see video, millest Hanno Soons on monteerinud 12-minutise teose kokku. Siin on näha noort Hannot ja ühtlasi ka Juuri ellusuhtumist ja kunstisuhtumist. Mis on saanud Juurist praegu, seda me ei tea, aga mis on saanud Hanno Soonsist, seda me veel tutvume siin maja peal edasi. Siit minust vasakul selja taga on Mari Laanemetsa seeria Vanaisa, mis oli siis esmakordselt eksponeeritud Saaremaa biennaalil 1997 alapealkirjaga Invasioon. Kuidas see siia kogusse sattus, seda me täpsemalt ei tea, aga igal juhul räägib see loo ühest väikesest tüdrukust, kes peale oma vanaisa surma kratsis kõikidelt fotodelt maha oma vanaisa näo põhjuseks, et kui vanaisa enam pole, siis ei ole ka teda piltidel vaja olnud kujutada. Ja siit edasi Reimo Võsa-Tankso, Sean Pinchbecki ja Sulo Kallase töö polüfooniline passifoto 2.1. Aastaks oli 2008. Tegemist on interaktiivse installatsiooni või siis fotokabiiniga, kus vaataja saab teha endast pildi, millest siis genereeritakse sinine, punane ja roheline värvikood ja lisaks sellele kõigele mängib ka vastav muusika siis, et kuidas see kõik koodis välja kõlab. Autorid on öelnud, et seda fotot ei tasuks kasutada dokumendifotona ja nad jätavad endale õiguse analüüsida ja uurida saadud materjali, mis siis nendel fotodel kujutatud on ja kuidas see suhtes on. Aga Maarin, ma läheksingi, prooviksin järgi, mis häält see kõik teeb. Yes. Ja seni, kuni Henri siis proovib endast teha polüfoonilist fotot, tutvustan järgmiseid teoseid, mis siin annetuste kogus on, et see, mida ma käes hoian, on siis Kertu Ehala ja Ave teeääre Ravila lipp aastast 2008. Algselt koosnes see teos siis lipust ja Ravila hooldekodus, mis asub Harjumaal, koos sealsete elanikega tehtud seinamaalingust, et lipp on siin EKKM-i säilitustingimusi arvestades vahepeal hävinud ja sellest, kas see maal seal Ravila hooldekodus alles on, ei ole ka kahjuks infot, nii et meil ongi tegelikult ainult see kapaplaadil repro siis sellest kogu teosest. Nii, masin polüfooniline passifoto täiesti töötab, aga juhiksin teie tähelepanu tegelikult siin hoopis Jimmy teosele. Tegemist on siis rühmituse või kollektiiviga, mille moodustasid Johannes Säre, Iti Kasser ja Maido Juss ja see Jim, nii-öelda nende kolme ühisnimetaja, oli siis ka registreeritud MTÜ-na. Ja teos siis nende kolme selline hüpnotiseeriv androküünne ühisportree oli väga pikalt EKKM-i baari üks maskotte ja ühel hetkel see siis metsikute pidude käigus siin ka hävines, et see oli veel ajal, kui EKKM-is sai korraldada metsikuid pidusid, aga nüüdseks on siis teos restaureeritud ja siin vaatamiseks väljas. Siis järgmine teos, mis siin annetuste kogus on Visible Solutions OÜ teos Clarity aastast 2010. Visible Solutions ehk siis Sigrid Viir, Daniel Raudsepp ja Karel Koplimets tegutsesid OÜ-na ja töötasid välja loomemajanduse toimemehhanisme uurides erinevaid prototüüpe, tooteid, mis siis pidid kokkuvõttes külvama sellist loomingulisust laiemalt ühiskonda. Ja see Clarity, selle näol on tegemist nii-öelda siseruumi välisalaga, täpne sõnastus, mis siis oma algsel kujul, nagu te näete, meenutas sellist maitsekat kasvuhoonet, mille vahel paistab ahvatlev roheline mururiba ja idee oli siis selles, et kui kontoris, kuhu see prototüüp mõeldud oli, nii-öelda juhe hakkas kokku jooksma, siis oli võimalik ennast tuulutada, ilma et oleks pidanud kontorist väga kaugele minema. Et sai siis kasutada seda siseruumi välisala, loomulikult see kõik ei olnud nii lihtne ja tegemist oli sellise pigem petliku virvatulukesega, mis siis püüdis paha aimamatud kontoritöötajad oma lõksu.
See teos on ka üks vähestest, mis on käinud EKKM-i kogust väljas näitustel, nimelt aastal 2018 Martin Esko kureeris Europarlamendis Eesti kunstinäituse ja seal tekkis siis selline huvitav intriig, et kuna Europarlamendis ei ole tooteesitlused lubatud, siis pidi kuraator kogu oma kunstiteadlase hariduse appi võtma ja siis tõestama uuesti, et miks tegemist on ikkagi kunstiteosega, mitte üldsegi toote või prototüübiga. Clients in mind, who hasn't experienced the urge to leave their working space and relax or seek new inspiration from the green grass and the fresh air of the outdoors. Siin ruumis asub siis Marko Laimre kogu. Nimelt on Marko Laimre öelnud, et kõik tema teosed alates aastast 2007, mis ei kuulu mitte ühtegi teise kogusse, kuuluvad EKKM-i kogusse. Ja 2017, kui Johannes Säre ja Martin Esko tegid näituse Eesti Kaasaegse Kunstimuuseum, siis seal oli üleval ka üks ruum, millest on nüüd alles Wordi dokument, milles seisab, et Marko Laimrel peaks siin kogus olema 77 teost. Neid 77 teost siin ruumis paraku eksponeeritud ei ole, aga siit saab aimdust, millised on Marko Laimre teosed ja praegu on käimas ka protsess, mille käigus Marko viib oma töid tagasi Pärnusse või tähendab üldse jätab need sinna ja praegu on ka tegelikult ettepanek, et kuna neid töid siin on võrdlemisi vähe, siis võiks Marko Laimre tööd liita ülejäänud majaliste töödega, et kõik see kokku oleks üks suur unisoon. No ma natukene siin muidugi tean seda tausta, et miks seda kollektsiooni vaja on, et kui on institutsioon, mis on defineerinud ennast muuseumina, et siis loomulikult selleks, et kvalifitseeruda muuseumina, siis neil peab kogu olema, et natuke niimoodi poolnaljaga sellest see kogu ju algas või see kogumine. Aga siis mulle väga meeldis see EKKM-i kogumise printsiip või see, kuidas nad seda kogu hakkasid moodustama, et see vahetuste mõte, et iga kunstnik vahetas oma töö millegi vastu, mis nad ise välja pakkusid. Ja tegelikult nii oligi see lugu, miks mina siin näitust kureerisin, et ma pakkusin, et ma vahetan oma töö näituse vastu. No sellepärast, et seda üleüldse oleks võimalik nii-öelda mängida. See oli tegelikult ainumas eeldus, mis kõigist nendest muuseumi definitsioonidest tegelikult läbi kõlas või et kui ma vaatasin seda ICOM-i definitsiooni, siis põhimõtteliselt see oli igavene pikk rodu, kõikvõimalikke täiendusi, aga põhimõtteliselt oleks selle võinud ühe lausega kokku võtta, et muuseum on institutsioon, millel on kogu. Ja mis tegeleb siis selle näitamise, säilitamise, harimisega, eks ole. Aga see oli nagu täiend, aga see kogu olemasolu oli nagu fundamentaalse tähtsusega, et seda nii-öelda performance'it üldse alustada. Ja ma hakkasin täna hommikul mõtlema selle peale, et ma sain aru, et ma pean vastama teile ka, et mingi vastuse, aga kõige parem, mis mina enda jaoks välja suutsin mõelda, tõenäoliselt see on erinev nendest, mis teised näevad, et see kogu on, aga minu jaoks ta on natuke nagu folkloori inkubaator võib-olla, et ta aitab meeles pidada just majasiseselt mingeid kunstnikke ja näituseid läbi nende tööde, siis, mis sinna kogudesse jäänud on. Et muidu, siin on hästi palju kihvte näituseid ja kunstnike töid läbi käinud, aga nad kuidagi kaovad ikkagist mälust mingi hetk ära, aga kui siis vaadata neid kogu töid, mis silma alla satuvad millalgi, siis ta kuidagi ergastab jälle mingeid mälestusi. Ühesõnaga see kogu on siis nagu ise tekkinud, et asjad, mis on siit paljuski nagu näitustelt ka maha jäänud, kus siis võib-olla, või siis näide, et näiteks, et mingi teos on lihtsalt odavam ära osta või kui tagasi saata. Et kui siis nagu, kui on tekkinud kogu, miks mitte siis seda ka edasi hoida, seda korrastada, süstematiseerida. Et siis suureks eeliseks EKKM-ile on siis nende just see väike kollektiiv, et nad saavad võtta vastu julgemaid otsuseid, mida teha selle koguga. Ka näiteks pakkuda järgnevaid võimalusi siis tudengitele edaspidi. Et see on nagu, see on lihtsalt üldiselt mingi arendamisvõimalus.
ja katsetamine ja ma arvan, et see on ka nagu selle asutuse üks teema, see on see, et lihtsalt eksperimenteerida asjadega. Et siin ruumis, kus tavaliselt on olnud näitused, on ennast nüüd sisse seadnud järgmine alakogu ja permanentselt siis asub selles ruumis nüüd EKKM-i arhiiv. Ja arhiivi kuuluvad järgmised artefaktid. Kõigepealt te olete juba märganud näituse lippe, et hooajalippudega te kohtusite juba all terrassil, aga siin on siis sellise värvigradatsiooni järgi jaotatuna siis erinevate näitustega kaasa tulnud lipud. Lisaks kuulub arhiivikogusse graafilise disaini kogu ehk kõik plakatid, millest osad on ka siin juba seintel välja pandud. Siia kuuluvad trükised ehk et kõik väljaanded, mida EKKM oma 15 tegevusaasta jooksul on ilmutanud. Lisaks siin on ka fotokogu, kõik näituse dokumentatsioonid, seltskonnafotod, mida saab siin digitaalsel kujul vaatamas käia. Ja siin on ka mõningad sellised artefaktid, mis kõnelevad EKKM-i ajaloost, et on Põhjapuiestee 35 silt, mis on nüüd ajalooks saanud, siis on üks Köhler Prize'i galal läbi põlenud kaitsekilp, siin akna kohal on näha sellist ajaloolist viisi, kuidas EKKM algul publikut arvestas, ehk siis lauajupile märgitud publikunumbrid ja lisaks tuleb öelda, et sellesse arhiivikogusse kuulub ka EKKM-i enda hoone ja ka kogukonnaaed, millega te juba tutvusite. Nii et see on siis ruum, kus edaspidi saavad käia kõik uurijad tutvumas EKKM-i kui näitusemajaga, EKKM-i kui muuseumiga, EKKM-i kui mütoloogilise kehandiga. Ja meie jätame teid siia arhiivi edasi uudistama ja lähme vaatame siis edasi, millised kogud meil veel praegu külastamata on. Siin 3. korrusel on esitatud alakollektsioon nimega Tehingud, mis ongi EKKM-i performatiivsuse või eksperimentaalsuse võti. Kiva, teile esineb ansambel Mootortüdrukud aastast 2003. Tegemist on ühe esimeste teostega, mis on omandatud EKKM-i kollektsiooni ja see on saadud viisil, et Marko Laimre varastas Kumu tipitopsist 2 krooni, mille ta andis Kivale ja teos ongi EKKM-i kollektsioonis. Need kastekannud algselt tekitasid valget müra ja Elnara Taidre on kirjutanud selle kohta, et valge müra kui mütoloogiline ja metafüüsiline element, mis sisaldab endas kõiki koode, keeli ja kõneviise. Siin need kastekannud vaikivad, aga valge müra sisaldab endas ju kõike. Minu selja taga Alver Linnamägi Kirjad sõjaväest aasta 2008. Need kirjad sõjaväest olid eksponeeritud esmakordselt Anneli Borri näitusel Making of Contemporary Art ja see oli võimalus Alverile pidada sidet nii-öelda välismaailmaga sõjaväest ja selle võrra olla oma mõttekaaslastega võib-olla rohkem kursis. See tehinguks teeb selle küll nagu huvitava aspekti, et Alver kirjutas EKKM-ile ja EKKM sai endale postkasti, et kuidas see siis nagu tehing on, aga siiski lood räägivad, et Anders Härm kirjutas Alverile ka vastu, et mis siis siin maailmas siinpool toimub ja selle võrra on tehing siiski koos. Tehingute kogusse kuulub ka Laura Kuuse Nuga aastast 2008. Tegemist on siis 2 filmiliku kaadriga, mis tegelevad jutustuse konstrueerimise probleemidega. Ja mis teeb sellest siis erilise tehingu, on asjaolu, et Laura Kuus kandis need teosed EKKM-ile, saades vastutasuks näituse kutse. Ehk et aastal 2013 osales siis Laura Kuus koos Pascal Rieuga EKKM-i näituse programmis projektiga Kõrvalnähud. Ja siin tehingute toas viibides tuleb tähelepanu juhtida ka ühele erakorralisele asjaolule, nimelt sellele läbimurdele siin seinas, et meil oli enne juba juttu söe estakaadist, kus on olnud palju väga meeldejäävaid teoste näitamisi aastate jooksul, aga nagu öeldud, siis hetkel sinna külastajaid ei lubata, küll aga on siin siis toimunud selline väikene läbimurre, mis võimaldab meil vaadata Hank Herroni teost Ketitomb. Ja Hank Herron kunstnikuna on siis idee, mille käis välja Sheryl Bernstein aastal 1973 oma essees Fake as More. Ja peab kohe mainima, et Sheryl Bernstein on ka siis fiktiivne autor või õigemini koondautor. Aga igal juhul siis selle essee järgi on Hank Herron kunstnik, kelle käekiri seisneb Frank Stella kuulsa minimalistliku maalija tööde täpses kopeerimises.
ja Hank Herroni näitusel osalemise puhul, mis juhtus EKKM-is 2015. aastal, teostas siis selle välja mõeldud kunstniku teose Mart Vainre ja kuna ei olnud seda mitte kellelegi ka tagasi saata, seda värskelt valminud Hank Herroni teost, siis jäigi ta lihtsalt siia EKKM-i ja siin ta siis ka on ja hetkel võimaldab siis ka piiluda siis siia legendaarsesse söeestakaadi. Siinpool seina on ennast sisse seadnud Johnson & Johnsoni töö Somewhere in Europe, mis on aastast 2006 ja koosneb videost ja siis suurendatud mõõtmetes Brillo-boksist. See videodokumentatsiooni puhul on huvitav aspekt, et kuidas siis Johnsonid jalutavad mööda linna ringi miniatuursem Brillo-boks käes ja proovivad teha siis rahvale selgeks või otsida sellega kontakti, aga kuigi hästi see aastal 2006 Tallinnas ei lähe, võib-olla põhjusel, et inimesed ei ole väga Warholi loominguga kursis või nende selline introvertne nordik suhtumine ei kutsugi otseselt ligi. Aga lugu lõpeb siis siin linnahalli katusel, kus nad kopterlainiga sõidavad Helsingisse ja jätkub seal, kus siis Helsingis tuntakse Brillo-bokside vastu hoopis suuremat huvi. See teos on kogus sisse ostetud $1 eest, mille kunstnikud tõid Ameerikast. Huvitav on mõelda, kunstnikud ise maksavad peale, et oma töö saada kollektsiooni, on ka selliseid eksperimentaalseid juhtumeid siin EKKM-is. Aga järgmiseks üks väliruumi siseala või siseruumi välisala, kuhu suundume. Nüüd me oleme jõudnud Neeme Külma teosesse Maja, mis on aastast 2014 ja kuulub ka EKKM-i kogusse. Ja seda võiks tõlgendada siis, kui sellist nagu läbirääkimist siseruumi ja välisruumi vahel, avaliku ja era vahel, olemise ja mitteolemise vahel, turvalisuse ja ebakindluse vahel, õhulisuse ja siis sellise raskepärasuse vahel. Aga siin ta on ja siit paistavad tegelikult kätte ka veel ülejäänud püsiekspositsiooni kuuluvad teosed. Siit näeme ka Kirill Tuulini Ida teost, mis oli siis sündmusel abiks keskküttekatla kütjale aastast 2017. See kiri Ida on väga sümboolse tähendusega, sest et samal aastal eemaldati Berliinis Volksbühne teatrilt katuselt kiri sildiga Ost ja samal ajal kerkis Tallinnas silt Ida. Ehk siis kunst tühja kohta ei salli, kuskilt kaob, kuskilt tekib vähemalt mingi idasus, idaneb. Ja Hanno Soans on märkinud, et iroonilisel kombel sobib see Ida kokku siinsete muude tulede miljööga, näiteks Circle K või Tallink või Kultuurikatla neonsildid. Et iroonilisel kombel on see siiski nagu päris kamuflažeeruv. Ja selle Ida küljes te näete tähti Holy või siis Holy Holiday, tegemist on Sigrid Viiri teosega juba eelpool mainitud võltspuhkaja näituse käigus siia sattunud ja Sigrid omistas siis Kirill Tuulini jäetud sõna Ida ja jätkas seda, et nagu öeldud, see näitus tegeles töö- ja puhkekultuuriga ja võib-olla kui me oleme tavapäraselt harjunud pühaks pidama just nimelt tööd, siis antud näitus esitaski kriitilisi küsimusi ja pakkus välja võimaluse, et ehk me peaksime pöörama rohkem tähelepanu just nimelt puhkamisele ja võib-olla see on see radikaalne praktika ja tegelikult ka selline oma nii-öelda sisemise ida kui vastupanuvormi elus hoidmine aitab samuti küsida neid küsimusi kunstniku töö ja selle töö väärtustamise kohta. Nii et need olid siis viimased teosed, mida me praegu vaatame sellest välipüsiekspositsioonist, aga teeme nüüd ühe pikema rännaku kõige ülevalt, kõige ülemiselt EKKM-i astmelt siis esimesele korrusele. See trepp siin on ka omamoodi siseruumi välisala ja see sai sellise kuju Teene Švarkase isikunäitusel aastal 2008 ja materjalid pärinevad Neeme Külma tööst, mis oli Kumus üleval Kati Ilvese kureeritud arheoloogia ja arhitektuuri vahel. See näitab iseloomukalt, kuidas materjali kasutus siin EKKM-is nagu mõistlikul kujul esindatud on. No kui nüüd võtta aluseks see, et tegemist on muuseumiga, siis muuseumil on klassikalised kogu. Ma ei oska muud moodi sellele vastata.
kas on muuseumil mingi muu muuseumit defineeriv funktsioon kui see, et tal on kogu, millega ta tegeleb, mille korrastamise ja uurimise ja ma ei tea, mis veel sellega kõik? Selleks, et veelgi enam oma eksperimentaalsust testida, nii nende seniste kogumispõhimõtete puhul selle legendipäramu kasutamist rakendada ja selle abil, ma arvan, oma siis seda eripärasust nende erinevate tuuride, külastuste ja kõige selle raames võimendada, sest see paratamatult on väga veider, aga ja just seetõttu, ma arvan, EKKM-i tutvustamine alati on selle võrra lustakam, et ta on kohe töötajana ma alati tunnen, kuidas ma lähen õide, sest kõik on üks pudru ja kapsad ja virvarr, et siis ma saan nagu kuidagi, see on see minu trump, see lõpukaart, mida ma saan pärast maja näitamist alati käia, et vaadake, ja veel kõige obskuursem asi on meie kogu, täiesti selline fantoomnähtus nii-öelda. See on hea torkiv küsimus selles mõttes, et jah, vastuseid mitmeid. Üks kindlasti kõige levinum see, et see on see M EKKM-is on ju. Ja tegelikult ega ma nii palju legaalselt ka taustainfot ei tea, aga väidetavalt ainus põhjus selleks, et olla juriidiliselt muuseum või kuuluda muuseumi tegevusvaldkonda, et siis sul kui asutusel peaks olema kogu. Teine asi, see miks või milleks, see on ka eeldab nagu mingi funktsiooni just kui kogult, et seni tal ongi olnud väga siuke kaootiline funktsioon, aga samas jällegi ma olen jäänud mõtlema, et aga miks peaks seda funktsiooni selles mõttes paika panema, et ta on ka nagu hea asi, mida samamoodi kasutada nagu justkui tööriistana, et kui on EKKM-i kontekstis räägitud ka EKKM-ist kui institutsioonist kui tööriistast, mida siis institutsionaalsel väljal kasutada, et siis kogu funktsioon võiks ka olla midagi nagu multifunktsionaalse tööriista moodi, et vastavalt olukorrale nimetada selle funktsioon. Ja kõige lihtsam vastus on ka see, et see on juba olemas, et küsimus ei ole kogu loomises, vaid et mis taga peale hakata. No ühel korralikul institutsioonil, mida EKKM ju juba nime poolest on, siis sellel ikka peab olema oma kollektsioon. Ehk siis kogumine on mingit laadi siis funktsioon. Peale näituste koostamise, korraldamise ja näitamise. Ja no mis see kogu mõte võiks olla, ma ei tea, ma arvan, et kogu mõte on ikkagi see, et mingi aja pärast võiks see kogu nagu midagi tähendada või midagi rääkida või ma arvan, et ütleme niimoodi, et 10 aasta pärast võib-olla võiks EKKM-i kogu põhjal teha ka mingisuguse muu järelduse nullindate kohta, kui et need olid normaalsed, et äkki oli midagi nagu mittenormaalset ka näiteks. Et see võiks nagu huvitav olla ja võib-olla mingisugune mõte. Jah. Siin ruumis on ennast sisse seadnud järgmine alakollektsioon nimega jätted. Jätted kui siis teosed, mis ei kategoriseeru ei annetuste ega tehingute alla. Ja millega me algselt lootsime, kui me selle projektiga alustasime, et EKKM teeb sotid selgeks nende töödega, et kas need omanikele tagastada või need kogusse võtta, aga siiamaani pole ei üht ega teist juhtunud ja selle võrra ongi siin näha ka lisaks sellele, kelle tööd on siin olnud näitistel eksponeeritud, on siin ka võib-olla kunstnikke, kes on selle majaga seotud ja tööd, mis ei olegi võib-olla kunagi olnud näitustel. On olnud Psycho periood, on Camille mässajad, on näiteks siin Neememaale, Alice Kaske, aga on ka... Ja siin on näiteks Uwe Schleini Mitte siin, mis oli üleval tema Jevgeni Solotkoga koos tehtud näitusel aastal 2019 ja et algselt olid need tööd Mitte siin, nicht hier mõeldud siis seoses või sellise kommentaarina nagu pagulaskriisile, et kunstnik pakkus välja, et inimesed, kes ei soovi pagulasi siin näha, võivad panna sellised
suured ja rasked sildid välja oma kinnistule. Aga kuna siis selle Jevgeni Solotkoga koos tehtud näituse jaoks toodeti nad nii-öelda keelespetsiifilisena, siis ei olnud neid ka jällegi kuhugi tagasi saata, nii et siia nad on jäänud. Marten Esko terav silm täheldas, et üks selline silt mahub väga täpselt transpordi alusele, nii et nüüd on siis üks mitte siin alaliselt liikuv ja mitte kunagi siin olev. Aga jaa, et nagu Henri ütles, siis siin jätete toas on siis asjad, mille osas täit selgust ei ole, nii et võib-olla jätamegi nad lihtsalt siia ja liigume edasi EKKM-i kogude tuleviku poole. Olles siis tutvunud EKKM-i kogudega, püüdnud kaardistada kõikvõimalikud artefaktid, mis siinsel kinnistul kõikvõimalikes kohtades asusid, torkas meile silma, et kuigi see kogu ametlikult oli jaotatud teoste, kuigi see kogu oli ametlikult jaotatud tehinguteks, annetusteks ja deponeeringuteks, siis võiks seda jaotada ka hoopis teisiti. Näiteks üks võimalik jaotus, pakume välja, võiks olla esiteks teosed, mis on tulnud Tallinna kunstihoonega seotud näitustelt, teiseks teosed, mis on tulnud ja jäänud siia kogudesse EKKM-i enda näitustelt, teosed, mis on jäänud kogudesse EKKM-i enda üritustelt, teosed, mille puhul mitte keegi ei saa aru, miks nad siin on, aga siin nad on, Marko Laimre alakogu. Ja kui mõelda selle muuseumiks performimise või ka selle peale, et kuidas need teosed siia kogusse on saadud, siis ka selle osas on elu päris palju või aeg edasi läinud. Nimelt ei kohta me enam praeguses ajahetkes liiga palju selliseid performatiivseid tehinguid. Ja mitte, et nüüd ongi küsimus, et kas aeg on muutunud või on tõekspidamised muutunud või on ka noored kunstnikud või üldse kunstnikud oma tööde nii-öelda vahetustest või nagu kogusse omamisest, tekkimisest pole enam üldse nagu sellist mängulusti, nagu oli varem. Ja see võib olla ka seotud näiteks sellega, et kunstnikel on kohe, neil on enda töid kuskil hoiustada ja üldiselt tahetakse ka töö eest vastu midagi reaalsemat, mitte lihtsalt sellist mängulist legendi, mida tulevikus kellelegi jutustada. Et see on üks aspekt, mis on siin ka viimasel ajal muutunud ja mitte üldse negatiivses suunas, vaid lihtsalt muutus kui selline. Ja kui me tegelesimegi siis kõigi nende muutunud oludega ja siis ka nende teostega, mis siin on, nagu öeldud, kerkisid meie ette kohe ka sellised laiemad eksistentsiaalsed küsimused, et mis saab EKKM-ist üldsegi tulevikus, et 15 aastaga on kogutud palju sümboolset kapitali, sotsiaalset kapitali, aga tegelikult maja kui sellise haldamine ja organisatsiooni ülalpidamine nõuab tegelikult ka palju materiaalseid ressursse, aga seda alati kipub nappima. Küsimus ongi, et kas see muuseumi performeerimine on ikka veel aktuaalne strateegia, kas seda peaks jätkama ja praegu ju EKKM on ka väga sellisel pineval ajahetkel, et Tallinna linnaga on sõlmitud leping, mis siis sätestab, et 2 aasta pärast peaks olema koos finantsid, et siis see kinnistu, millest on täna juba palju juttu olnud, saaks siis renoveeritud tõeliseks kaasaegse kunstimuuseumiks. Aga praegu isegi nendes tulevikuplaanides ei ole ette nähtud, et EKKM-ile tekiks eraldi koguhoidja ametipost, ei ole eraldi ette nähtud, et siia ruumidesse tekiksid koguhoidlad koos perfektsete säilitustingimustega ja tundub, et kogu see kogudega tegelemine jääb edaspidi ka selliseks projektipõhiseks, nagu ta praegu on, et kui see lülitatakse näituse programmi, siis tulevad kuraatorid, tulevad reskripteerijad ja vaatavad selle olukorra üle. Aga iseenesest EKKM ongi ju selline, ja mulle tundub, et tahabki olla selline, et jääda tee peal olevaks lihtsasti nii-öelda kategoriseerimatuks nähtuseks ja see ongi tema tugevus ja tema eripära, et Marten Esko on ka öelnud, et kui nüüd vaadata uuesti kogude suunas, et tegelikult EKKM võiks palju julgemalt ja selgesõnalisemalt koguda seda, mida teised muuseumid ei taha koguda, ei saa koguda, ei oska koguda, aga võib-olla eelkõige tõesti ei taha koguda ja et EKKM saaks olla just läbi oma kogude ja läbi selle muuseumi performeerimise, miks mitte seda jätkata, elusam, kiirem, teravmeelsem, nutikam ja käia selle ajastu vaimuga siis paremini kaasas. Ja siit tulenevalt ongi Rescriptile ettepanekuid. Esiteks, kuidas kogusid võiks ümber nimetada või ümber kategoriseerida, mille kõigega me juba oleme tänaseks tutvunud. Nimelt võiksid siis uued kogud olla järgmised.
püsiekspositsiooni kogu, mis asub siis väljas ja millest osad tööd on maja küljes, majaliste kogu, millega me ka tutvusime, ehk siis homaaž EKKM-ile kui kogukonnale, kunstitöötajate kogu, milles oli küll 2 tööd praegu, aga võiks tulevikus ka juurde tulla, ja arhiivikogu, mis muudkui uut materjali peale tootes muutub järjest viljakamaks. Teiseks võiks EKKM nagu edaspidi üldse kompromissitumalt keskenduda imaginaarsusele ja võib-olla rohkem lugudele, sest et tulevikus materiaalsust kui sellist võib-olla polegi nii palju tarvis, aga sellest kõigest me räägime veel edaspidi. Ja kolmandaks, eelpool olevad teosed, mis ei kuulu nendesse uutesse loodud kogudesse, võiks siis välja arvata ja neid väljaarvamise viise on ka tegelikult mitmeid. Ühtpidi on küll see aspekt, et väljaarvamine kui selline sõnapaar juba tekitab teatavat reaktsiooni, et miks, kuidas, et ometi, aga selle antud konteksti suhtes EKKM kui väga just nagu muutuv, reaktiivne ja kiire võiks olla väljaarvamine mitte üldse nii valulikult tõlgendav, nagu seda muidu võiks mõelda. Ja, et muuseumi kontekstis ongi alati tunne, et teosed, mis on jõudnud muuseumi kogudesse, peaksid jääma sinna igavesest ajast igavesti aamen. Aga tegelikult on ka maailma mastaabis päris palju näiteid, kuidas siis seda muuseumi kogudest teoste väljaarvamist on korraldatud ja see on täiesti võimalik. Muuseumi seadus iseenesest ütleb, et ulatuslikumate väljaarvamiste puhul on oluline läbi mõelda eetilised põhimõtted, kaaluda nii poolt kui vastu argumente. Ja sellised suuremad pretsedendid toimusid tegelikult juba 1970-ndatel, kui siis Lääne kunstimuuseumid hakkasid müüma mõningaid teoseid erakogudest, mis neile olid annetatud selleks, et saada siis nii-öelda paremaid teoseid oma kogusse. Ja lisaks paljud muuseumid osalesid ka 80-ndatel toimunud suures kunstiturubuumis, siis tõesti püüdes oma kogu siis täiendada nende teostega, mida nad õigemaks või soovitumaks hetkel pidasid. Ja tegelikult see muuseumi kogude ülevaatamine ei pea lähtuma ainult nii-öelda paremate tööde saamisest, et neid varaseid tehinguid ja neid sündmusi ka väga palju kritiseeriti ja need tekitasid elavat arutelu, aga kaasajal vaadatakse üle kogusid ka kriitilise pilguga just sellepärast, et anda neile mingit uut tasakaalu, et võib-olla loksutada paremini paika siis need kogumispoliitika põhimõtted, palju tegeletakse kogude sellise kriitilise ülevaatamisega just selle mõttega, et oleksid kogus kõlamas rohkem erinevad hääled, põhimõtteliselt öeldes vähem valgeid meeskunstnikke ja rohkem naiskunstnikke ja teiste võib-olla ka etniliste gruppide, erinevate kogukondade esindajaid, nii et kaasajal see kogudes teoste väljaarvamine, ka selline ulatuslik väljaarvamine, mida Rescript praegu ette paneb, ei ole iseenesest kuidagi ka täiesti ennekuulmatu ettepanek. Ja iseenesest võib-olla EKKM-i puhul ongi küsimus, et kui nüüd mõelda selle tuleviku peale, siis kuidas seda ettearvamist võiks teha sellisel mängulisel viisil, mis kannaks siis kõige paremini seda EKKM-i enda vaimu. Ja neid näiteid, milline mängulisus võiks olla, on tulnud kunstnikelt endilt ka või majalistelt ka. Näiteks Sigrid Viir pakkus välja, et EKKM võiks oma teoseid poetada nagu kägu teiste muuseumite kollektsioonidesse või jah, just kogudesse. Niiviisi säiliksid need teosed heades tingimustes ja võib-olla olekski plats siinpool puhas. Või siis näiteks Neeme Külm pakkus välja, et teosed võiks ärevate aegade üleelamiseks matta siiasamma krundi territooriumile ja seda näiteks 35 aasta pärast välja kaevata või merekonteineriga uputada siiasamma kõrval olevasse merre. Ja see on küll omamoodi huvitav mõte, sest et kui tööd on siia üsna nagu performatiivselt saabunud, siis miks ka mitte neid siit performatiivselt lahkuma saata. Aga ka Marko Laimre, kes on kogude tuleviku pärast mures, mitte otseselt mures, aga mõtleb kaasa, tema on pakkunud välja, et ta võib viia kõik siin EKKM-i kogu siis endale Rotikülla Pärnumaale ära, et siis on vähemalt teada, kus kõik teosed asuvad. Ja siis on ka veel variant korraldada oktsion nende töödega, mis siis on jättetena jäänud, et sellele majale anda juurde majaks püsimise olemist, mis omakorda nagu võimaldab siin lihtsalt kauem kunsti eksponeerida. Igal juhul tuleb sotid selgeks teha ja need variandid ei ole üldse mitte liiga dramaatilised. Aga liigumegi nüüd edasi imaginaarsete ja tuleviku kogude suunas, mida Rescript on mõelnud ja pakkunud.
nüüd oleme tutvumas siis Rescripti ettepanekutega uuteks alakogudeks, mis siis kannaksid paremini seda kompromissitud mittemateriaalsuse vaimu, mis EKKM-i kohal edaspidi hõljuda võiks ja esimene uus alakogu on siis imaginaarsete teoste kogu ja hetkel on sinna üle tulnud päris mitmed teosed EKKM-i senisest nii-öelda põhikogust, et kõigepealt siis võib-olla tegelikult juhiksingi tähelepanu siin ruumis olevatele laikudele või eelkõige juhiksin tähelepanu sellele seinale, nimelt siin all peidab ennast siis Kaido Ole teos Uus mudel aastast 2010, mis oli siis otse seinale tehtud kohaspetsiifiline maal. Kunstnikuga kokkuleppel säilitati seda sellisel kujul 3 aastat. Oleme kuulnud, et selle säilitamine oli ilge tüütus, sellepärast et selleks, et seda ruumi siin kasutada teiste näituste jaoks, pidi tellima pidevalt sellises erimõõdus bännereid, mis selle Ole maali siis ära varjaksid ja teistel näitustel nii-öelda esile tulla laseksid. Ja kui kell kukkus, värvitigi see Kaido Ole maal siis siin kiiresti üle, aga tegelikult see, millisel kujul te täna näete seda siin, on Siim Hiisi, kes on Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse konserveerimise eriala tudeng, tema lõputöö osa. Nimelt siis EKKM kaasas just kõigi nende nii-öelda kogu säilitamisküsimustega tegelemiseks ka praktikandi, kes siis koostas kõigile kogus olevatele teostele seisundipassid, nõustas EKKM-i, kuidas paremini neid teoseid ka nendes piiratud tingimustes hoiustada, siidipaberid muide igale poole vahele, ja teostas siis ka Ole maaliga uuringud, kus ta põhimõtteliselt soovis teada saada, mis sellest Ole maalist kõigi nende aastate jooksul seal värvikihtide all saanud on. Selleks võttis ta kasutusele sondaaži, mis on siis värvikihtide väga selline aeganõudev eemaldamine, et skalpelliga õrnalt siis püütakse kõik need kihid sealt maha saada, et näha, mis seisus see originaal on. Et Ole maali katab 6 värvikihti ja tegelikult rohkem kui need väikesed laigukesed ei õnnestunudki välja puhastada, sellepärast et see oleks hakanud kahjustama seda algset Ole maali ennast juba ja meie arvame, et las see maal säilib seal all oma terviklikkuses, aga jääb siis selleks imaginaarseks nii-öelda teoseks selles uues alakogus. Siis teine teos, mis selles kogus on ka, on Hanno Soansi Absolut Nafta, mis on siis seeria tegelikult episoode, millest EKKM on omandanud 5 tükki. Nende episoodide tuumaks on 10 milligrammi Hanno Soansi verd, millega siis iga kord moodustatakse erinev lause, kujund, mõte, mis siis ilmub näituse ruumis. Ja nagu öeldud, siis EKKM-ile kuuluvad nii mõnedki nendest episoodidest ja EKKM-i seintel on juba leidnud oma koha 2 verist kirja. Kõigepealt kiri Rahva hääl, mis on viide siis avangardklassiku Leonhard Laapini teosele ja teisel korral siis Veri ei mingit kahtlust, mis on siis viide meisterdetektiiv Kalle Blomqvistile. Ja ühe sellise episoodi hind on siis kokkuleppel kunstnikuga 20 €, mis oli siis 10 aastat tagasi tänaval illegaalse substantsi hind, pluss Fatseri pähklišokolaad. Imaginaarsete teoste kogusse kuulub ka kollektiivselt Superflex, non-alkohoolik vodka, mille Hanno Soans Kumust sisse vehkis ja siia tõi. Ja see soetati EKKM-i kollektsiooni tingimusel, et Marko Laimre jätab Nokku klubis maksmata ühe alkoholivaba õlle eest. Aga seda siiamaani juhtunud ei ole, kuna see lihtsalt tundub liiga võimatu. Aga viinapudel ise või siis mitte viinapudel ise külmus siin EKKM-i garaažides ja kuurides vahepeal puruks, nii et nüüd kuulub ta lihtsalt imaginaarsete kogude hulka. Siia kuulub ka siinsamas logol näha olev Taavi Piibemanni Eesti Poliitkapital, mis kujutab Eesti Kultuurkapitali logo, aga ilma artefaktide või asjadeta, mis neil käes on. Teost ennast enam pole, kuna müüri pole, aga see legendid räägivad, et Taavi tahtis vastu saada tuvitopist, aga Marten andis talle selle eest vastu hoopis tihase topise, mis oli saadaval. Võiks mõelda parem tihase topis käes kui tuvitopist mitte kuskil.
Ja veel kuulub imaginaarsete teoste kogusse EKKM-il endale 10. sünnipäeva puhul kingituseks tehtud Erki Luugi lause, miski pole olulisem kui see lause, mis siis on, mille kasutusõigust neil peaks olema tekitatav. Aga sellega läbirääkimised praegu on igal juhul, see lause on nii oluline, et liigume edasi järgmise alakogu juurde, milleks on EKKM-i kogusse kuuluvate teoste legendide kogu. Võiks öelda, et võib-olla need teosed ise on küll üliolulised, mis siin kogus on, aga see aspekt, et kuidas need kogusse saadud on ja need kõik performatiivsed protsessid on just nagu ainult sellele muuseumile unikaalsed, et siinkohal viskakski õhku võib-olla mõte, et kui need legendid ise saavad olulisemaks, siis kogudagi ainult neid legende ja töödega ise võib juhtuda, mis ajas iganes. Ja nüüd välja surnud juriidiliste kunstikehandite kogu. Idee pärineb Martin Eskolt ja see oleks siis kõikide riiulifirmade, mis tegelevad kunstiga, MTÜ-d, OÜ-d, FIE-d ja kes enam ei tegutse, koguda seda kui datat, mis siis omakorda näitab neid jälgi, kuidas kunstnikud on juriidilisel maastikul ka hakkama või siis mitte hakkama saanud. Ja järgmised kogud avanevad siin ka teie ees, et kõigepealt sümboolsete žestide kogu, et idee pärineb Johannes Särelt ja mõte on siis koguda teose või ütleme, muuta teosteks siis väikesed ette planeerimata sündmused, mida ei ole keegi produtseerinud, aga mis siis on juhtunud ja nendele, kes olid õigel ajal õiges kohas, on need jätnud ka kustumatu mulje, et selles kogus on praegu üks teos, ühe sellise sündmuse kirjeldus, mis pärineb kogu algatajalt. Räägin teile ka siin selle sündmuse ära, et nimelt siis ükskord, kui parasjagu Kultuurivälja raputasid Sirbi uue peatoimetajaga seotud kõikvõimalikud tormid veeklaasides, siis olid kunstnikud Sigrid Viir ja Kristina Hansen Nuku klubis aega veetmas ja neile sattus seal kätte just värske Sirbi number ja nagu öeldud, kuna see tõesti oli tollel hetkel nii-öelda väga aktuaalne teema, siis kunstnikud süttisid ja rääkisid ennast sisse Nuku kööki, kus nad valmistasid uudse retseptiga tomatisupi, et tomatisupp ka kui selline Nuku klubi legendaarne roog, eks ole, sai nüüd täiesti uue olemise, nimelt siis sinna sisse blenderdati see värske Sirbi number. Ja legend siis räägib sellest, et see tomatisupp sai väga hea ja maitsev, kunstnikud serveerisid seda kuraator Anders Särmine, kes siis olla söönud ja kiitnud. Järgmine kogu võiks olla siis teoste kogu, mis sisaldavad eitust või mitte midagi tegemist, ehk et läheks siis hästi kokku sellise mittemateriaalsusega ja ka rõhutaks siis teatud aspekti selle juures. Võiks veel olla EKKM-il näiteks halva kunstikogu, idee pärineb Marko Laimrelt, et võiks olla üks selline kogu, mis koguks kohe nagu nii halba kunsti, et nagu kohe on. Ja kuna kunsti maitse läheb nagu nii üha halvemaks, et siis on mõtet koguda ainult väga sitta kunsti. Veel üks idee Marko Laimrelt on emotsioonide põhiselt koostatud kogu, et jällegi murda välja võib-olla sellisest klassikalisest muuseumi loogikast, et kus kogud on jaotatud meediumite järgi, et on graafikakogu, skulptuurikogu, maalikogu, nii edasi, et võiks natuke kuidagi võtta seda asja palju avarama pilguga ja mõelda, milline oleks siis näiteks rõõmsate teoste kogu, milline oleks näiteks kurbade teoste kogu või võib-olla see peaks olema hoopis kogu, mis on kokku pandud või kureeritud rõõmsatel hetkedel või kurbadel hetkedel, aga siin tõesti neid emotsioone on ju meil tohutult erinevaid ja fantaasia hakkab kohe lendama, et milline oleks näiteks närvilisus, ärevus, kuidas need kõik mõjutaksid siis kogumispoliitikat. Järgmine riiulisahtli avamine toob meie silmette väljamõeldud kunstnike kogu. Siia alla kuuluvad juba näiteks Triin Tamm, Hank Herron, aga miks mitte ka skandaalne leiutaja Manfred Mill. Ja uus kategooria, tuntud kunstniku tundmatu töökogu. Siin võib igaüks ise fantaseerida, kas siin peaks piirduma ainult Köhleri või Viiraltiga või võib vaadata ka laiemat pilti.
siis kunstnik ilma enesele teadmata alakogu. Siia alla võib liigendada igasugused performatiivsed aktsioonid, mida inimesed teevad ilma enesele teadmata, olgu siis selleks Mustamäe peeglimees või miks mitte ka kuulus pilpalosside ehitaja Vaike Lubi. Ja järgmine alakogu on mitteantropomorfide loodud teoste kogu. Ehk siis siia alla võib kategoriseerida kõiksugused loodusnähtused, tuul, vihm, päike, mis tekitavad igasuguseid uusi vorme, kui ka samas koprad, mesilased ja linnud ja loomad. Aga siinkohal tekibki küsimus, et kui on mitteantropomorfide loodud teoste kogu, kas siis nagu teoseid peaksid kogusse pakkuma ka mitteantropomorfid või seda teeb siiski inimene? See küsimus jääb, aga siit jätkates järgmised uued võimalikud alakogud. Kõigepealt siis kunstnike unistuste kogu. Idee on välja pakkunud Kaido Ole, sisu ja võimalik sisu on väga hästi arusaadav. Järgmisena taas Kaido Ole idee, aga seekord kunstnike pettumuste kogu. Siit edasi siis ideaalid versus tegelikkus kogu. Idee on välja pakkunud Marten Esko ja mõte on siis siia korjata kõikvõimalike kunstiteoste, näituste, trükiste, sündmuste nii-öelda projektiplaane, enne kui nendest on veel sellised tegeliku elu jõhkrad käärid üle käinud. Nagu on kreatiivmootor väga hästi sõnastanud, olmekotipulmed ja see kogu siis tegelebki kõige sellega, mis nii-öelda alles jääb pärast seda olmet. Siin on ka temaatiliselt jätkab sedasama liini järgmine alakogu, mille nimi oleks siis kulkalt 3 korda või enam eitava vastuse saanud projektide kogu. Järgmiseks siis teoste kogu, mis toetavad avalikus ruumis EKKM-i siin viibimist. Idee pärineb Anders Härmilt ja Laura Tootsilt, kes on pakkunud välja, et läbi selle, kui EKKM oleks siin suures pildis suurte muutuste keskel rohkem väljas näha, siis oleks raskem ka seda, kui muuseumit hävitada ja gentrifitseerimisprotsessid oleksid selle võrra komplitseeritumad. Ühesõnaga, mida rohkem suurt kunsti väljas, seda rohkem see oleks EKKM-ile kasulik. Samas on ka välja pakutud idee Laura Kuuselt ja Marge Monkolt, kes ütlesid, et EKKM-is koos veedetud hetkede atmosfääri kogu võiks olla midagi, mida on raske koguda, aga mida on nagu väga mõnus siiski tunnetada. Järgmiseks pooleli jäänud teoste kogu. Siinkohal on jälle huvitav küsida, millal üldse teos saab valmis või on ta kogu aeg pooleli, kas siia kuulub kõik või mitte midagi. Siis pikemalt kui 10 000 tundi tehtud teoste kogu. Kui enne Kai Kaljo puhul oli, et mida rohkem ma töötan, seda vaesemaks ma jään, siis siin on krahh ikkagi päris üüratu. 10 000 tundi on kokku ligemale 420 päeva, mis on tegelikult päris märkimisväärne, et ühte kogu teha. Võib-olla neid teoseid ennast polegi tarvis lihtsalt listida, kes selliseid teinud on. Ja vastukaaluks lühemad kui 1 tund tehtud töö. Mõnikord kohe on nii, et pole vaja pihtagi hakata. Ja siis idee Siim Hiisilt, kellest enne jutt oli seoses Kaido Ole seinamaali Sointaga, eriti keeruliste kunstiteoste installeerimise kogu. Need instruktsioonid ise kui kunstiteosed on võib-olla vahepeal täiesti nagu võimelised eksisteerima. Ja siit edasi läheb siis eelviimane ettepanek. Tegemist on Apsu koguga. Idee pärineb Sigrid Viirilt ja mõte on siis selles, et kunstimaailm väga tihti kipub peitma kõikvõimalikud eksisammud ja tupikteed ja sellised valesti minekud nii-öelda köögi poolele ja pühkima sinna vaiba alla nii-öelda, aga tihti just nendest apsudest sünnivad kõige põnevamad lahendused ja selline nagu nutikus, aga meil näituse vaatajatena või kunsti vaatajatena tihti polegi seda infot, mis seal kõik siis tegelikult taga oli, nii et ei tasu häbeneda neid oma apse, pigem andke nad siia EKKM-i kogudesse.
ja viimane kogu, mis praegu üles loetletud on, idee pärineb Kivalt ja kannab pealkirja eksperimentaalsete festivalide kogu. Ja mõte iseenesest on osade Kiva-töödega seotud, mis on siis näiteks Olematute bändide festival, Olematute raamatute antoloogia, Cabaret Derrida ja sellised üritused, kus külastaja võib-olla ei saagi täpselt aru, nagu millises seisundis või keskkonnas ta viibib. Selliseid festivale võiks meie ümber rohkem olla ja EKKM võiks neid siis omakorda koguda. Aga siit kogude juurest liigume edasi järgmise tseremoonia juurde. Kui kunstnik maalib midagi või teeb midagi, et kellele ta seda teeb ja kas ta teeb muuseumile? Teeb ta seda 600 aastaks või teeb ta seda 100 aastaks või homseks või? Siin on palju küsimusi, eks ole. Ja noh, EKKM-i jaoks on muuseumiks olemine olnud mingisugune joonealune. Et kui enam mitte midagi muud üle ei jää, siis alati võib kogudega tegeleda. See on see suur saladus, see on see, mis oli minu idee. Et ühest küljest institutsionaliseerimisprotsessi osa, kui muuseumit ei saa hävitada, eks ole. Mõistad? Isegi seda neetud täiesti tobedat Mark Soosaare idiootsust seal Pärnus ei ole suudetud ära hävitada ega tast lahti saada. Okei, ma teen nalja, aga muuseumit on raske hävitada. Et see on see trekk. Aga teisest küljest, ega meil ei ole ju kohustust, et me peame nagu hirmsasti nüüd korjama midagi või et võime teha, meil on see võimalus olemas, eks ole, plausibility. Ja kui tõesti on midagi muud üle ja on veel mõni EKKM-lane nii-öelda elus, et jumala eest, et siis võib alati sellega tegeleda. Kuskil 2003-2004 aastal tuli mulle pähe teha selline teos, mille nimi on Esineb ansambel Mootortüdrukud. Ja see oli osa minu tolleaegsest agendast, et laiendada ja ristata kontseptuaalset kunsti, eksperimentaalset kirjandust, muusikat ja helikunsti. Ja see teos seisnes siis kahes mustas kastekannus, mille sees on raadiovastuvõtjad, mis edastavad ainult valget müra. Algidee oli tegelikult, et ma kujutasin ette, et tõepoolest neid kastekannusid on kuskil 100 tükki või terve tohutu ruum on neid täis, aga nagu tihti teostub mingisugusest suurest ideest selline kontseptuaalne promill, siis jäi nii, et neid kastekannusid oli 2 tükki. Ja tõepoolest ma ei nimeta neid heliinstallatsiooniks, vaid nad ongi bänd, mille nimi on Ansambel Mootortüdrukud. Nii. Siis oli see ühel minu isiknäitusel Linnagaleriis ja nagu minu teoste puhul tihti selline juhtub, et tarkus tuleb tagantjärgi, et mul on selline irratsionaalne idee ja siis ma sain aru, et jah, et see kastekannu vorm on selline androküünne, tal on eend ja süvend ja mingit erilist akustilist situatsiooni seal tegelikult ei teki nagu helikunsti seisukohalt tähelepanuväärselt, et ta veidi võimendab küll seda müra. Põhimõtteliselt oli lihtsalt selline sürreaalne kujund, aga siis ma sain hiljem aru, et tegelikult ta haagib Malevitši Musta ruudu ja Duchampi purskkaevuga ja neid seoseid on seal hästi palju. Ja siis Laimre, kellel on eriline seos surrealismiga, võttis selle oma kuraatornäitusele Hääled Rotermanni soololaos ning aastal võis olla 2008 ma olin suvaliselt Kumu restoranis, kui Laimre tuli minu juurde ja avaldas soovi osta see teos EKKM-i kogusse. Osta see 2 krooni eest, mille ta oli just varastanud Kumu restorani tipitopsist. Ja ma olin sekundit mõtlematagi nõus, kuna mulle väga sümpatiseeris selline kontseptuaalne ostuakt kontseptuaalsele muuseumile. Ja mõni aeg hiljem ma müüsin sama teose Kumule maha, ma ei mäleta, kas 10 000 või 100 000 krooni eest.
noh, sest Must Kastegan, et ka Duchampi neid fontaane oli mitmeid koopiaid. Ja see oli minu teada esimene teos EKKM-i kogus ja ma arvan, see mõndagi ütleb selle EKKM-i sellise kogumispoliitika ja muuseumi kogu kohta selline ost. Olles nüüd tutvunud erinevate võimalustega EKKM-i kogude tuleviku osas, ongi aeg meie ekskursioon siin hoidlaks muutunud näitusemajas kokku tõmmata. Siin ruumis näete te veel Dominic Kochi teost Holobiont Society, mille tagasisaatmine Šveitsi osutus nii kalliks, et see otsustati jätta siis hoopis kogudesse ja kunstnikule teose tootmine uuesti kinni maksta. Aga enne veel, kui me siis päriselt oma tänase koosviibimise lõpetame ja avame küsimuste ringi, siis sooviksime läbi viia sellise väikese piduliku tseremoonia markeerimaks siis seda erilist aega, mida me siin koos veetsime. Ja nüüd olete teie sellel ringkäigul osalejad, kõige värskemalt informeeritud isikud selle kohta, mida endast kujutab selline salapärane nähtus nagu EKKM-i kogu, milleks EKKM-ile üldse oma kogu, ehk et küsimus on ju eristumises, küsimus on selles, et EKKM ei ole tavaline näitusemaja ja just see kollektsioon panustabki sellesse eripärasesse seisundisse. Aga nagu te ka kuulsite, siis see kogu ilmutab ennast väga harva ja lisaks on ka EKKM ise alamehitatud organisatsioon, kus sellist koguhoidja ametikohta hetkel olemas ei ole kunagi olnud ega ei ole ka praegu. Nii et selle kõige valguses palju õnne, teist kõigist on saanud EKKM-i koguhoidjad. Ja nüüd see vastava sertifikaadi alusel saate ka mõelda, teie saate oma panuse kaasa rääkida, üldse olla kursis sellega, sest et otseselt kui siin midagi alles ei jää, siis meie kõigi peades, kes me seda informatsiooni teame, on see siiski olemas. Ja nüüd väljudes siit kõigest läbi nende punaste kardinate, mõelgegi siis korraks järgi, kuidas on elu uues valguses, uutes teadmistes, on see vaatemängulisem või on see just selle võrra salapärasem. Aitäh! Aitäh!